Tere internet, tere YouTube, tere kõik huvilised. Väike kokkuvõte, mis siin vahepeal toimunud on. Speedest ja sellele eelnev. Ühesõnaga kiirelt Speedestil tuli teine koht. Teise kohaga olen väga rahul, ürituse endaga olen väga rahul, endaga pole üldse rahul. Ei tea miks, see aasta ei saanud üldse niimoodi pidama, nagu oleks tahtnud. Päeva parimaks jäi 9.5, 260 midagi kilomeetrit tunnis. Vähemalt nagu see kiirus näitab seda, et mootoris on mingit rammu. Speedestil eelnev oli siis see, et American Beauty'l juhtus äpardus. Windorf lihvis meil kaaned ära. Sven tõi meil uued kaanetihendid, sai kõik kokku pandud. Sai siin hoovi peal tehtud mingisugused katsetused. Siin selle hoovi pealsega oli mingid hädad see, et see mootor tegi esialgu mingit imelikku häält ja lõpuks oli V7, see oli ühe lahti tulnud nookuri pärast. Ja siis arvasime, et nüüd on kõik hästi ja Speedestil peale teise kvaliaeg tuli välja, et ikka on jahutussärgis surve sees. Ja seda kõigest 1,4 baarise ülerõhuga, et millest see tekkis, see hetk ei teadnud. Jahutussärgi rõhk tõusis ja siis kukkus alla tagasi ta kukkus sellepärast, et kork lasi lihtsalt rõhu maha. Aga nüüd oleme jõudnud sinna maale, et eeldatavasti plokikaaned on puruks. Et seal enne olid mõned mõrad sees, kõik arvasid, et need mõrad ei saa väga kaugele minna. Aga nüüd sai ise ka kõvasti uuritud ja ühed teised plokikaaned, mis siin on ette võetud, sai siit niimoodi jahutussärgist järjest nipukaga nagu vaadatud, kuhu see jahutussärk jookseb ja ta jookseb ikkagist ilusti siia põlemiskambri peale. Ja siin kaanel on samamoodi väike mõra sees juba, aga teistel kaantel on need palju hullemad ja see mõra saab minna jahutussärki edasi. Kaanekood on 862, peal on täpselt samasugused kaaned lihtsalt meeletult nii oluliselt suurtemate klappidega. Ja peale guugeldamist tuli ka välja see, et need mõrad saavad minna jahutussärki. Seega, ja kuna Speedestil pärast logi vaadates iga tõmbega ka see jahutussärgi rõhk läks järjest suuremaks, siis nüüdseks ma olen 99% veendunud, et kaaned on katki. Mis nüüd edasi saab, ma ei tea. Minul on võimalused või võimekus otsas. Et plaan oli vähemalt üks Eesti etapp ja üks Soome etapp veel see aasta sõita. Aga katkiste plokikaantega seda ei tee. Ja et jah, tegelikult oleks vaja nüüd leida 799 koodiga kaaned. Need saaks vastavalt ära mugavdada, et need siia peale sobiks, siis veel see hingamine säiliks ja jääksid need samad suured klapid alles. Ning siis saaks veel see aasta sõita. Nii palju veel, mis muudesse videotesse ei jäänud, on see, et kui enne käigukasti jahutusradikas oli seal koha peal all, siis ma tõin selle siia, et parem õhu liikumine ja lühemad liinid aitab käigukastile kaasa. Midagi drastilist sellest ei muutunud, auto kaalujatus läks vist paremaks. Ülejäänud on kapoti all sama. Nüüd on vaja see kogu asi lahti võtta ja leida vahendid, et saaks selle mootori korda ja saaks veel vähemalt ühe Eesti etapi ja vähemalt ja äkki ka selle Soome unistuse ära realiseerida. Nii palju ka veel, et lõpuks vari on hakanud ära kuuluma, see tuleb välja vahetada. Ja lõpuks on kõigi süüdlaste nimed ka peale saanud. Aitäh Tupsule, kes need siin öösel jälle välja lõikas ja Matu ja Urmo, kes selle kõik ära nokkisid ja võistluspäeva hommikul peale panid. Aga nüüd on seis jah sükane, et kui nüüd kuskilt
finantsabi ei leia, siis siinkohal jääb meie hooaeg pooleli. Kui leiab finantsabi, siis saaksime mootori korda teha ja äkki veel sõita. Muus osas tehnika oli hästi, need tagasila muudatused nagu olid õiges suunas, käigukast oli väga hästi, turbiin oli liiga tihe, aga see selleks. Eks siin neid muid pisiasju on veel, mida sai ise õpitud ja selgeks tehtud, et mis ja kuidas järgmiseks korraks liberajale autot seadistada. Aitäh IFile, et oma velgi laenas, et siin ma ei pidanud teiste velgede pealt reffe maha võtma ja peale võtma, et mul olid siin vanast ajast ühed pehme seguga slikid veel, mis peaks siukse liberajal head olema. Ja nüüd ega rohkem polegi midagi öelda. Nüüd on seis nii ja siis siia lõppu ma saan panna mingisugused kaadrid sellest, mis siis enne võistlus toimus ja võistlusaeg. Airisonil ka vahepeal ikka filmis midagi. Aga enne kui ma need klipid käima panen, siis aitäh kõigile, aitäh kogu tiimile. Kõik, kes viitsivad, jaksavad mässata ja mängida ja ka kõigile toetajatele. Seekord ka väga suur tänu Reval Flow'le, kes siis meile ka bussi laenas oma head suurt bussi, et see Tartus käik oluliselt lihtsam oleks. Plus loomulikult kõik teised sponsorid. Et eks vaatame edasi, mis ja kuidas saab. Kui nüüd võimalusi ei saa, siis on hooaeg läbi ja ega siis äkki vaatame, mis karul kõhus on ja lõpuks näitame, kuidas ka see ninavärk siin vähe edenes ja sai. Ja kui leiame vahendeid, siis kohtume äkki veel. Aga nüüd paneme siis klipid, mis siis sai tehtud enne võistlusi ja peale võistlusi või võistluste ajal. Sa määritleda või sa pesed tolmu maha? 19. Määrad ikka usinalt siin. See on vaja äärselt küll veel panna. No ma olen filmides näinud, kui nad panevad niimoodi hoppa! Väiksed Jaapani tüüpid. Väiksem on veel abiks. Raul, rehvi mingi näed osta või? Katki on putsis on. Sven peab korda tegema. Mina pean korda tegema. Kõik panused on sinu peal. Tõmba normi. Ühesõnaga tiksub midagi. Keegi ei saa aru, mis see tiksub. Mina tahaks öelda, et mingisugune kloppimine on. No mis ma nagu ma isegi ei tea, kuidas õigesti on, lihtsalt nagu 1200-1300 pöörde peal ei ole enne sellist nagu vibra või kloppimist keres olnud. Ja nüüd meil on mingisugune hämming. Või siis tõesti ongi variant B on see, kui mitte midagi targemaks ei saa, siis teeme nii nagu Jannu kogu aeg öelnud, et pohku transbreiki. Siis
kas läheb katki või läheb korda? Ja 2 varianti on, läheb hullemaks või paremaks. Kui asi läheb hullemaks ja ei lõpetad ja laiali ei lenda, siis on teada vähemalt viga on kuskil. Mis ta laiali läks? Sest et ju... See on hullemini söötakse. See tähendab speikal see võssaid. Oota. Iga poolt oli, et millegi juurde, ma näen uut telefoni. No see ei ole minu telefon, vaata. Seal on see. Sul ei saa nii kalleid ilusaid asju anda. Airi on nüüd kindlalt seal laua peal. Sven võttis maha siin ja üldse. Siir poole vooliku ulatanud, ma siin ei viitsinud tuua. No vaat nüüd see, nüüd ma saan milkshade edasi öelda, kas on kuumakindad või ei ole. Mehaaniksid ikkagist. Seal oli malmilt otsas. Jaa. Nii. Kus ta õli ikkagi sinna saab? Koolirõngas saab ju... Pane see kuskile. See. Polt on ka üleval, vaata. Tundub nagu polt läks pooleks. Vaatame. Tuhtule võib kirjutada, et see... Et las teeb need kleepsud ära. Kohe palun uuesti käima. Ta kuuleb su seda soovi. Ei no, kirjutage keegi palun. Ma panen siit klappi peale. Seal loova peal. Tundub ilus. Käin Newtoni küle juurde. Jaa. Tahate gaasi ka saada või? No, kahtled.
igal juhul siit kohe tuleb Harri Lillevars minekule. Läheb ja läheb sirgelt ja sõidab kiiresti. 954, 261 kilomeetrit tunnis, aplaus Harri Lillevars. Eks sinna üle 100 pärast tuleb alla, enne tõmbe lõppu. Eks see ongi... Ta käib nagu ülemal ära, ta tuleb alla, kui sõit veel käib. Puust on taga ja ta tuleb alla. Kui see on? Kaanekas. Kui samas tuleb kaane tirund ära, siis me ei tohiks alla tulla. Jaa, kui ta tegi eelmine täpselt sama sitta enne, kui ta laiali võttis. Proovime teist korda. Harri 977, 242 kilomeetrit tunnis. Autod, Harri peab liftima. Ja turvaliselt lõpuni lähevad mõlemad. aga siis suur aitäh ja loodetavasti veel järgmise korrani.